Antibiootikumide liigse või vale kasutamise tõttu levivad mikroobide antibiootikumi residentsust ehk AMR-i hinnatakse maailmas üheks suuremaks ohuks inimeste ja loomade tervisele. Novembri teises pooles tähistatakse ülemaailmset antibiootikumi nädalat, mis kutsub üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisele. Antibiootikumide väljakirjutamine on õigustatud siis, kui selleks on kindel näidustus. See tähendab seda, et peab olema kahtlus bakteriaalse infektsioonile või on see bakteriaalne infektsioon kindlaks tehtud kas laboratoorsete meetodite või näiteks kopsupõletiku diagnoos ka röntgenile. Et mitte mingil juhul ei tohiks antibiootikumi kasutada viirushaiguste puhul, seepärast et seal ta lihtsalt ei mõju. Kõige sagedamini määratakse antibakteriaalset ravi või antibiootikume siis, kui on inimestel näiteks bakteriaalsed ülemiste hingamisteede põletikud, on see siis keskkorvapõletik, mädane mandlite põletik, on see kopsupõletik, siis teine haiguste grupp, kus tihti määratakse, on kuse suguteede infektsioonid, näiteks põiepõletik, neeruvaagna põletik. Nendel puhkudel määratakse kõige sagedamini. Inimene, kellel on antibiootikumi kuur välja kirjutatud, peaks arvestama sellega, et ta seda ravimit hakkab ka kasutama, sest ravimid ei toimi, kui neid ei võeta. Tuleb täpselt jälgida arsti või apteekri öeldud ravimi manustamise skeemi. Kui ravim on ette nähtud manustamiseks 1 tablett 2 korda päevas, 7 päeva, siis tuleb seda ka niimoodi võtta. Et antibiootikumi ravil mitte tapeta ainult halvad bakterid, vaid ka meie organismis olevad head bakterid. Ka antibiootikumil on selline toime, et ta on küll määratud selle haigustekitaja hävitamiseks, aga paraku ta mõjub ka heale soole mikrofloorale ja ta tekitab organismis siis tasakaaluhäire ja sellest tekib siis see kõhulahtisus. Näiteks alkohol ja ravim, siin on klassikaline näide, metronidazol võivad omada koostoimed ja need koostoimed võivad olla kuni üliraske seisundini välja. Ma paneks südamele seda, et antibiootikume tuleb võtta nii, nagu arst on ette näinud ja kuidas apteeker on seletanud, et mitte mingil juhul seda ravi katkestada ennem, kui on ette nähtud. Siis mitte mingil juhul ei tohi seda kui isegi seda ravimit ei üle anda oma pereliikmele või naabrinaisele näiteks või tuttavale, et ilma, et arst oleks määranud. Ja kui see ravim on ära võetud kuurina ja midagi jääb ikkagi alles, siis ravim võiks ikkagi olla hävitatud. Et hävitamise puhul tuleb ikkagi apteegid korjavad seda kokku. Seda ei tohi niisama prügikasti visata.